Tere kõik kallid kaasmaalased ja need, kes eesti keelest aru ei saa, ma väga vabandan. Et ma kasutan tõesti seda haruldast juhust ja siis korra või 2 aastas eesti keeles midagi rääkida. Et kui ma vahepeal läti keele üle lähen, siis andke mulle teada. Et seda juhtub päris tihti. Minu vaatepunkt või see ettekande mõte on seotud sellega, et mina teen vähem sisekunsti ja ruumikujundust kui kõik siin koos olijad, sest oma töö poolest olen ma nagu arhitekt ja kutse poolest olen kirikuõpetaja. Ja alguses oligi nagu keeruline nagu leida, et millest ma siis peaks rääkima. Ja Eero Jürgenson pakkus välja, et räägiks vaimsest ruumist ja füüsilisest ruumist. Ja sellega seoses mulle on kogemus ilmselt, mida teil vaevalt kellelgi on. Ja ma räägin mitte niivõrd palju nüüd kirikute interjööridest kui kirikust kui tellijast. Et ma olen olnud kiriku revidendina ja siis ka arhitektiks konsultandina seotud paljude projektidega ja mitte projekteerimise koha pealt, aga just siis nagu selle kliendi poole pealt. Ja ma olen aru saanud, et mõistmine, mis on ruum kirikus või mis on vaimne ruum, on ühtvõrd arusaamatu või teadmata nii siis kogudustele kui ka arhitektidele. Lätis küll sisearhitekte ei eksisteeri, aga siis ruumidisaineritele. Loomulikult on palju neid ühiseid asju, mida ma siin juba kuulnud olen tänase päeva jooksul, mille peale me nagu vaatame ühiselt. Ja üks on ka see ühine niisugune udune arusaamine, et me midagi teeme ja siis ühtemoodi uduselt väljendame. Nüüd vaatan, kuidas pidi see asi siin toimib. Aha. Nii, et rääkida vaimsest ruumist ja füüsilisest ruumist, siis ma nagu püüdsin selgeks teha need 2 erinevat nagu mõõtu. Ja tänapäeva arhitekti jaoks loomulikult ja ka minu enda jaoks on piiranguteks muutunud üha enam mitte meie vaimne mõõt, pigem meie see hiire liikumine X, Y ja Z koordinaat teljestikus. Ja mida arvuti lubab, seda me teeme, mida arvuti ei luba, sellest me siis üsna kiiresti nagu ütleme ära, sest projekt tahab vormistamist ja projekt tahab kinnitamist. Rääkides vaimsest ruumist, ma tahaks siis seda udu natukene selgitada läbi pildi ja ma räägiksin ajajõest, et see on niisugune üleüldine ja kõigile arusaadav sümbol. Ja meie elu ehk füüsiline ruum X, Y ja Z teljestik ehk olekski siis see jõgi. Praegusel juhul meie ees on Koiva jõgi ehk Kauja jõgi ja see vaimne ruum on see, mis on seal ümber ja ka jõgi iseeneses. Et jões olevate kalakestena me läheme allavoolu, jookseme järgi meie ees olevatele aegadele ehk mis oli, meie vaatame nagu, et need olid meie eel, mitte ees. Aga siis nagu seda vaimseks ruumiks me peame suhteliselt ikkagi mingit väikest osa sellest, mida me aima ja mida me tabame. Ja et need 2 asja nagu eraldada, on selge see, et vaimsest ruumist on palju keerulisem rääkida ühel tasandil inimestega kui füüsilisest ruumist. Et siin eelkõnelejad on palju rääkinud sellest, kuidas me ruumi loome ja mismoodi see inimestele mõjub. Et kuidas keegi tunneb ennast mingis ruumis, me saame seda mõõta. Et kas mulle ei meeldi, kas ma olen liiga pikk või lühike või see tool on mugav või ei ole. Siis vaimse ruumi puhul on nagu keerulisem leida endale kaasmõtlejaid, kes siis suudavad seda maailma või seda ümbrust, mis on väljaspool seda veepiiri ja mis läbi selle
vee pinda meieni jõuab vibratsioonina, siis seda nagu ühesena näha, et me peame nagu olema sügavalt usklikud, et see teine inimene usub täpselt seda sama asja, mida mina. Ja me räägime ühest ja samast asjast. Ja ütleme, niisuguses igapäevases töös ei ole ju meil sugugi probleeme nende kahe ruumi loomisega, sest me kõik püüame anda ennast parimat tavaliselt ja tekivad niisugused imelised hetked ka kirikute interjöörides, kus päike paistab õigest kohast ja tekivad õiged varjud. Ja me nagu tavaliselt nimetame seda asja, et see on nagu ajatus, et me oleme jõudnud nagu kuskilt üle, me oleme nagu välja astunud sellest X, Y, Z ruumist, et me oleme leidnud lisatasandi. Ja nüüd rääkides kiriku ruumist kui vaimsest ruumist, siis ajatus ongi seal nõue, et see ei ole nagu soovitus. See, mida kogudused tavaliselt teevad, on see, et pannakse kokku arhitekti jaoks siis ruumiprogramm, on näha kõik abiruumid, loengute ruumid, WC-d, trepid ja kõik muud asjad ja kindlasti ka siis see kiriku pearuum, mis võib-olla protsentuaalselt on kuskil seal üks suuremaid. Aga nüüd vaadates selle asja peale me näeme, et need on inimlikud, mõõtkavad inimlikud nõuded ja see on inimlike soovide domineerimine siis kogu selles protsessis. Ja palju on räägitud täna tellijast ehk kliendist, siis et mõista, kes on tellijaks kirikus, me peaksime endale alati meelde tuletama Johannese evangeeliumi algust, kus on siis Jumala poolt öeldud, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja alguses kõik tekkis tema läbi ja ei ole midagi siin maailmas seda, mis on tekkinud ilma temata. Et võib-olla tänases kiires elus ja väga niisuguses digitaalses arhitektuuris ja sisekujunduses kõlab niisugune väide nagu naljakalt, et midagi ei ole tekkinud ilma Jumalata, et me kogu aeg teeme ju midagi. Loomulikult nüüd Jumal ise ei ole siin niisugune habemik pilvepiiril, aga seadus. Vaieldamatu seadus kiriku poolt ja kui me hakkame tegema midagi kirikule, siis me peamegi nagu endale selgeks tegema, et siin on mängureeglid teised ja Jumala sõna kirikus on seadus. Et see suhtumine kirikute ja vaimse ruumi loomisse on olnud aegade jooksul erinev. Ma otsisin välja siin nüüd nagu kaks niisugust pilti, üks on teile kindlasti tuttav, teine tahab seletamist. Ehk siis see vanaaegne pilt räägib kuningas Taavetist. Kuningas Taavetist, kes ühendas enda võimu alla kogu Iisraeli suguharude territooriumid, väga võimsa ja austatud kuningana oli tal suur soov luua tempel, sest teadupärast siis Iisraeli kuningakoda oli telk, mida nad endaga siis kaasa vedasid, nii lahingutes kui rännakutel. Ja kõik nõudmised siis kuninga Taaveti poolt oli täidetud, olid valmis varutud ka ja kokku lepitud paljud meistrid ja nii edasi, et võiks hakata ehitama. Aga keeld tuli Jumala poolt ja keelu põhjuseks oli kuningas Taaveti abielu rikkumine. Et ta võttis endale teise mehe naise ja siis selle teise mehe lasi niimoodi lahingus kangelasena surma saada. Ja see asi ei meeldinud Jumalale ja Jumal keelas Taavetil templi ehitamise. Ja Taavet ei ehitanud templit. Ehk siis tänapäeva kuningad ehitasid templi küsimata, et kas tohib, tahab või võib. Ja käskudest üleastumine nagu ei ole probleem iseenesest, et kõik oleneb sellest situatsioonist ja nii edasi. Et nüüd ma olen siia ette toonud mõned näited tänapäevastest Läti kirikutest ja nad ilmselt tunduvad nagu naljakad, kindlasti on Eestis teistsugune maitse, aga nendel kõigil on nagu üks niisugune joon, mis nagu paneb mõtlema, et miks nad niisugused on ja miks nad nagu ei seleta meile midagi vaimsest ruumist.
siis on oluline mõista veel seda templi ehitamise lugu. Ja ma olen siia kõrvale pannud teksti Kuningate raamatust, kus templi ehitamisega hakati peale ja kui koda ehitati, siis ehitati see kivimurust töödeldud kividest ja ei kuuldud kojas vasaraid ega kirkasid, mitte ühtegi raudriista, kui seda ehitati. Ja kui ma nüüd küsiksin teie käest, et kui kaua siis ehitati templit, et ma nagu ei ootagi tegelikult päris niisugust vastust, aga see on meie jaoks väga sügavalt mõtlema panev vastus, nagu, et 7 aastat. 7 aastat ei kolisenud ehitusplatsil ükski kirves ega tööriist. See näitab inimeste suhtumist sellesse, mida nad teevad. Ja kui me vaatame tänapäeva niisuguseid kirikuid, nad on nagu korrektsed, ilusad, aga on selge, et ehituse peal on kõvasti higi ja vaeva nähtud ja on nad nagu nad on. Siin on tegemist nüüd ühe väikse kloostriga, mis on võib-olla natuke armsamas mõõdus, aga selle kloostri ma tõin siia näiteks sellepärast, et kui me Vanas Testamendis räägime templi ehitamisest ja Jumala ainuvõimust, seadusest, mis käsib, keelab, siis Uus Testament pakub meile teistsuguse lahenduse ja me oleme pereliikmed. Ja kui me nüüd mõtleme Vana Testamendi peale veel ja templi ehitamise peale, siis kogu riigi aastate pikkune töö sai valmis ja templisse sisenes 1 kord aastas ainult 1 vaimulik. Et see on nagu, millest me vaevalt nagu oskame endale aru anda. Uus Testament pakub meile lahenduse, nagu ma siia olen toonud selle kirjast heebrealastele ette, et meil on lubadus minna sisse kõige pühamasse paika ja me oleme pereliikmed, meil on kõik õigused. Nüüd see õiguste ja pereliikmeks olemine on ilmselt teile kõigile teada tuttav tulemus, et inimesed kasutavad seda ära. Tänapäeva kirikud põhimõtteliselt ei ole tühjad ja kirikutel ei ole vajadust uute ruumide või kirikute järele. Et tegelikult on alati soov luua siis oma pühamu, oma maja kõrvale ja võimalikult mugavalt. Ja siin on nüüd üks nagu drastiline näide ühest kirikust, mis umbes niimoodi loodigi, et kommentaare ei vaja, probleemid on silmanähtavad ja ütleme siis võlad ja krediid on miljonites. Et see toimub ka siis tänapäeval ja väljastpoolt paistab kirik välja umbes niimoodi. Et see on selge pilt sellest, et me oleme astunud üle seadusest ja meil ei ole õiget arusaamist vaimse ruumi olemusest. Et nüüd aru saada vaimsest ruumist, ma tõin ette ühe jälle midagi sarnast pildi, mida siin olev kõneleja juba ka tõi Peeter Bruegeli pildilt esile, see on siis inimese seisukoht siin maailmas. Et meie ees on algus, tänapäev ja siis see ajajõe lõpp, kuhu me kõik rahulikult suubume. Ja jumalapoolne, siis tellijapoolne lahendus situatsioonile, et see lõpp meile kõigile oleks ühene selle äärmise altari külje peal, siis seda kutsutakse tagasipöördumiseks ehk tagasipääsemiseks Eedenisse. Ja lahendus on läbi Jumala poja, tema kannatuste ja nende kannatuste isikliku üleelamise üle. Ja see on ka nüüd projekteerija jaoks tegelik tööülesanne. Luua ruum, kus inimene tunneb füüsilist kannatust. Ta tunneb oma füüsilist olukorda Jumala ees ja samas näeb mingit väljapääsu sellest. Ja seega siis väidan, et soov luua kirikut meie maja kõrvale soodsasse paika on vastuolus tellija tegeliku tahtega. Aga sellega me tegeleme, sellega tegelevad, ma kujutan ette, nii Eesti kogudused kui Läti kui ka üle maailma on see probleem. Et siis veel kord tagasi pöördudes kunsti juurde,
et see ruum, mis on loodud Jumala teenistuste jaoks, on loodud selleks, et inimene vajuks põlvili, tunneks oma õiget asendit Jumala ees ja kogu perspektiiv on koondatud Kristusesse. Ehk siis see kuulus püha õhtusöömaaeg, kus Kristus, kui see pääsemise tee on meie silma ees. Siin on üks natuke koomikse moodi pilt, mis on küll pärit 14. sajandist. Ja jällegi paneb mõtlema meie siis seda olukorda Jumala ees. Et kui Mooses kohtus Jumalaga, siis ta jooksis kohe sinna põleva kibuvitsa põõsa juurde ja uurima, mis asi on. Ja esimene vastus Jumala poolt tal oli, et võta saapad jalast, see maa on püha. Ehk siis tänapäeval kirikusse minnes on harva, ma kujutan ette, väga harva leiab inimesi, kes oma saapad jalast ära võtavad. Ja kui me vaatame islami traditsiooni, siis see nõue on jäänud siia nende jaoks ikkagi päevakorda. Ja jälle siis püüe vaade sellele vaimsele ruumile, sellele Jumala poolt loodud ruumile, kuhu on meid tagasi kutsutud, me peame ikkagi jõudma selle tunnetusele, et Jumal on meie kõrval, tellija ise on meie kõrval. Algsed kirikud olid katakombides ja siit tuleb sisse üks neid tasandeid, mis on kirikute disainimisel kindlasti suureks hambavaluks või ütleme siis praktiliselt oskamatuseks meie jaoks, sest surma sisse toomine interjööri tundub olema absurd. Aga surm ongi meie kohtumine Jumalaga. Ja algkristlusel on olnud see äärmiselt oluline, äärmiselt tähtis ja see surma füüsiline lähedalolek oli just katakombid kirikute vastus sellele, missugune peab olema kirik. Tänapäeval vaadates tagasi kiriku ajaloole, siis on üks omapärane, kummaline ja äärmiselt võimas nähtus, seda nimetatakse gootikaks. Ja mitte niivõrd palju just selle oma ehitusstruktuuride poolest, mis on kindlasti omaette jutt, kuivõrd selle poolest, et see oli ühiskond, kus teoloogia totaalselt valitses ehituse üle, kunsti üle, muusika üle, kõige üle. Kogu elu oli teoloogiliselt paika pandud. Ja nüüd, kui me räägime ehitusülesannetest, et meil on probleeme, siis see kirik ei ole Saint-Denis kirik, aga siis see on Milano katedraal. On oluline teada näiteks fakti, et gootika esimese siis hoone rajaja Saint-Denis kiriku Abt Suger luues kirikut ei teinud ühtegi joonist. Tema kirjutas traktaadi valgusest. Ja ehitusmeistrid panid asja paika nii, et tänapäeval inimesed käivad, vaatavad ja tunnevad, et see on midagi meist palju suuremat, totaalselt enamat, kui me tänapäeval suudame. Ja siin on Milano katedraali siis vaade ülevalt katuse, ja see on lihtsalt katuse konstruktsioonid, mis annavad meile hoopis teise mõõdu. Ja nüüd tasapisi kokku võttes neid eelnevalt välja toodud asju, ongi oluline selle vaimse mõõdu puhul tajuda tellija ajamõõtu. Et Jumala jaoks aeg on midagi muud. See on nii, nagu me alguses vaatasime pilti jõega ülevalt linnulennult, niimoodi vaatab Jumal meie elu peale. Ta näeb meie algust, lõppu, näeb seda kauget merd ees, tulemerd ja näeb seda, mida ta on kõrval meile pakkunud ehk Eedeni aeda. Ja kirik siis kui värav Eedeni aeda, mitte Eedeni aed ise, mida väga tihti püütakse nagu Eedeni aiaks luua, ongi siis see, millega me peaksime tegelema. Et Eedeni aia värav on kaunis ja ilus ja see on surnuaed. Et veel üks nagu aja
inimeste mõtlemislaadide vahe on nüüd selles, et kui meie esiisad tegid tööd, nad tegid tööd õues. Puud, metsad, põllud, see oli kõik nende tööpõld, nende töölaud, nende arvuti, nende laoruumid ja nii edasi. Ja kirikuruum oli midagi totaalselt erinevat. Kui see keskaja inimene 13. sajandil läks oma sellest onnist võimsasse katedraali, siis ta sai aru, et ta on mujal. Ta on läinud välja oma ruumist, ta on välja läinud oma jõest, ta on kaldal ja ta näeb enda ees vaimset ruumi. Et tänapäeval on päris tihti niisugust asja, mida kirik tegelikult omalt poolt nagu ei toeta ja ei pea heaks, aga neid tehakse, need on välikabelid ehk kirikud, mis on õues. Ja üks nendest on ka siis Kuldigas, mitte väga kaugel minu elukohast, kutsutakse Peeteliks ehk kohaks, kus Jumal võitles inimesega. Ja siin on inimene toodud välja tema töökeskkonnast. Et need asjad, mida me tavaliselt paneme sinna kirikusse, siin oli juba eelnevalt oli postkontori puhul see näide, et on need tulekustutid ja igasugused sildid, värgid, ventilatsioonid, valgustid ja nii edasi. Et kõik see, millega koormatakse üle tänapäeval kirik, ütleme juba seadusega, ette nähtud korras inimeste poolt seadusega, siis kui leida inimese poolt rikkumatu koht, siis on sealt ehk tänapäeval võimalik palju enam nagu luua ruumi, mis on vaimne ruum, pigem kui füüsiline ruum. Ja nagu jutu kokkuvõtteks siis veel nii palju, et see ruum, mis sunnib inimese põlvili ja ei räägi enam inimese eneseväärikusest ja inimese, ütleme siis, inimõigustest. Aga mis räägib totaalselt inimese lootusest pääseda sellest ajajõest, mis teda viib sinna hukatusse. Me peame looma ruumi, mis, kui see on üldse meiega, nagu siis meile võimalik, ruumi üheskoos loojaga. Ja kunagi mul üks hea sõber ja kolleeg andis head nõu, et kui sa tahad head lahendust saada, et siis sa pead tegema kliendi endale mõttekaaslaseks. Ja kõigile need, kes püüavad nagu siis kunagi varem või hiljem kirikutega ja vaimse ruumiga jõudu katsuda, siis ma soovitangi kindlasti sellega alustada. Ja ma võin öelda ka ette juba tulemuse, et muutub teie vaimne ruum, mitte Jumala vaimne ruum. Ja ehk see ongi siis midagi niisugust, mida ma kutsuksin ka sisekujunduseks, et kui me nüüd vaatame seda sisekujundust laiemalt, et ma olen ka kirikus sisekujundaja. Et kõik algab inimese südamest ja see ongi oluline, sest neid asju ja ruume, mis meil siin maa peal on, me paraku kaasa ei võta sinna, kuhu me kord jõuame. Ja kui keegi arvab, et saab kuidagi teisiti asjaga hakkama, siis on 3 kindlat asja. See kirikuruum ei ole äritegevus, kirikuruum ei ole sinu enda unistuste täideviimise koht ja kirikuruum nõuab sult rohkem, kui sa suudad. See tähendab sinu enesealandust ja täielikku usku. Nii palju siis sisekujundusest ja ruumist. Suur aitäh! Suur tänu, Martin. Mingil moel sinu ettekanne haakub Tom Kallepooti eilse ettekanda, kus tema otsis ka rituaalset või spirituaalset ruumi, kuidas seda tekitada. Ja veel meeldis mulle mõte sellest traktaadist, et vanadel aegadel kirjutati traktaate, selle järgi ehitaja ehitas selliseid ilusaid hooneid. Mis mõtlen, et tänapäeval võiks ka arhitekt ja siis arhitekt kirjutada lihtsalt traktaadi, aga see eeldaks vist, et ehitaja oleks samal vaimsel tasemel, aga kas ta alati on.
Aga küsimus hoopis sealt, et mis sinu jaoks teeb ühe ruumi pühaks? Et ma olen ise Brüsselis ja Gentis osa võtnud üliõpilastega workshopidest, kus me otsisime kasutuseta seisvatele kirikutele uusi kasutusvõimalusi ja siis me enamus ajast tegelesime teema lahkamisega, et mis teeb ühe paiga pühaks ja millal üks koht või ruum kaotab selle pühaduse. Et äkki sa ütled oma isiklikust seisukohast, mis teeb sinu jaoks ühe ruumi või paiga pühaks? Pühamu või püha koht on koht, kus on Jumala siis kohalolek on garanteeritud. Ehk siis tavaliselt tegevkirik on koht, kus toimub armulaud ja armulaual teadupärast on siis Jumala füüsiline kohalolek. Vähemalt nendel, kes saavad Jumalaga kokku siis Jumala ihus ja veres. Ja see probleem nende kirikutega, mis seisavad tühjalt ja millele on vaja otsida uut siis funktsiooni ja inimestel on, vaatama sellele, et kirikusse ei lähe, on neil ikkagi mingi pietaadi tunne, et midagi on seal teisiti. Ja eks üks on see ajamõõt ja teine on see Jumala kohaloleku mõõt, mis segab inimesele rahulikult tegutseda ja asju ümber teha oma näo järgi. Ja ega Jumal on meie kõrval ja ta tegutseb meiega koos ja ka kui me loome tavalist ruumi, on ta ka seal meie kõrval. Ja kui me ütleme, et üks ruum on püha ja teine ei ole, ega tegelikult see ei olegi meie otsus. See on ikkagi tema otsus. Aitäh. Teine küsimus veel, et mis värk nende Läti sisearhitektidega on, et meil tehakse isegi Euroopa tasandil etteheited, miks te ei tee koostööd Läti sisearhitektidega ja rääkimata Leedu sisearhitektidest, aga ei ole organisatsiooni. Et mis värk siis nende Läti sisearhitektidega on, et kus nad on ära peidetud? Lätis sisearhitektuur kui niisugune ei eksisteeri, ütleme niimoodi, nagu Eestis ja võib-olla Põhjamaades. Et sisekujunduse või siis hoone sisemise struktuuri paneb paika arhitekt ja siis seinavärvid ja kardinad paneb paika siis disainer. Ja tänu sellele ei ole ju on kindlasti omad inimesed kutsutakse siis interioristideks ja tehakse suuremaid ja väiksemaid interiori huvitavaid asju ja päris põnevaid lahendusi, aga niisugust eriala kui niisugust ei ole ja tänu sellele ei ole ka siis struktuuri, kes neid ühendab. Et see on nagu hoiatuseks. Selge pilt. Aga on veel üks küsimus veel Martinile, kui keegi soovib küsida. Kasutan seda võimalust, aga 2 püsiasja. Martini jutt tõi minu meelest ühe uue mõõte kogu selle ürituse vähemalt viimasesse otsa, et Arvi Mägin, sinu eelmine selline kurva taustaga küsimus, et ma arvasin, et sellest ettekandest võis leida vastuse, et nende võistlustingimuste kokkukirjutajad ei ole lugenud traktaati valgusest ilmselt kunagi, võib-olla seda ka ei juhtu. Ja omal äraspidisel moel nad on oma tulevusehitus, nad on sidunud selle surmaga teisel viisil. Mitte see, mida Martin silmas pidas, vaid et ilmselt selle hoone füüsiline eluiga ja ka vaimne eluiga on küllalt lühikesed. Aga mis ma tahtsin Martinilt küsida, et ma tulen nüüd selle ateistlikuma maailma ja ateistlikuma kliendi juurde tagasi, et Eestis sisearhitektid tõsimeeli arvavad ja väga hästi, et enda või selle töö ja lepingu jaoks tuleb klienti kasvatada. Mitte kohe arvuti või pliiats järgi haarata, aga kui vaja rääkida arhitektuuri ajaloost ja elust ja kogemustest ja kõigest. Nüüd natukene sa rääkisid nendest seadustest ja seaduste unustamistest, aga ma tahtsin küsida, et kui sa suhtled ateistliku kliendiga, kas mõne aja suhtlemise järgi on võimalik leida või tunnetas see, et arusaamine seadustest ja kuskil sügaval, see, mida ateistlik inimene endas ei kanna, ma ei tea, kas on see mingi äkki geneetilise pärandusena või kingitusena, kas kuskil sellised asjad avalduvad sinu meelest,
kui oma jutte räägid? Loomulikult on suhteliselt keeruline nüüd tänapäeva mõistes otsida kliente selle järgi, kas ta usub midagi või ei usu midagi. Üldjuhul ma olen märganud ikkagi seda, et inimesed suurel määral ikkagi on usklikud, võib-olla nad ei näita seda välja, need traditsioonid on muutunud ja võib-olla peljatakse kirikut rohkem, kui see on seda nagu väärt. Aga loomulikult on inimesi, kellega maailmavaade on äärmiselt lahkuminev ja paraku on need ka siis lahkuminev nii-öelda ärimaailmas, et väga raske on koos teha asju inimestega, kellel on nagu omamoodi nägemine. Et ütleme, see Läti turg on võib-olla nagu natukene erinev Eesti turust selle poolest, et idapoolne naaber on seal palju suurema ja tugevama käpaga sees ja kliendid on suurelt jaolt seotud siis idanaabritega. Ja nende suhtumine, ütleme siis kunstnikusse, me siin juba eelnevalt nagu rääkisime, et tavaliselt öeldakse, et maja on niisugune, pilt on siin, tõi hudožnik, tõi rissui. Ja tihtipeale see nii toimub ja see on see, millest mina olen püüdnud nagu kõrvale siis nagu hiilida. Et püüan mitte olla hudožnik. Tundub, et Eestis on asjad paremad ikka. Suur tänu Martinile!